ülevaatuse vorm, et see on fake. Olukord on nüüd siuke, et näe, Joonas on juba endal auto ostnud, eks ole, on ju. Nüüd on minu aeg autot osta. Lähme praegu Brisbane'i, sest suurtes linnades on see valik vähe suurem. Ja Joonas peab enda auto ka korda saama. Ülevaatus tegelikult sul näite. Ülevaatus kõik asjad on nagu olemas, on ju. Aga tal on selline nutine pille. Kuradi mis on koonusfilter. Koonusfilter. Ei ole väga stokkist. No liiga hea on. Liiga hea on. Sobi, kui on liiga kuradi sellel masinal hääl on küll mõnus. Ja siis ta ei saa lihtsalt ülevaatuselt ei saa läbi. Sest tema on ka, kaua sa jebinud ole selle autoga? 5 nädalat. 5 nädalat. Aga selles suhtes said hea hinnaga auto, on ju. Facebook Marketplace'is kirjutasin mingi 7 vennale. 2 on vastanud. Ühega saan täna õhtul kokku juba. Või saame kokku. Joonas on autovend. Tema oskab vaadata. Mina ei oska autodest midagi vaadata. Kõva autovend küll. Oled ju? Siukse pilli, et kuradi ülevaatust ei saa kätte. Liiga autovend. Ei no jaa, aga sa teed ikka rohkem kui mina, ju. Selles mõttes. Seda nüüd küll. Minul on see, et mis värvi auto on. Ja ChatGPT teeb kõik muud olema. Kusjuures, jah, mul on see siuke auto nagu Mitsubishi Lancer, mida ma lähen vaatama. Ja tänapäeval on nagu ilgelt lihtne see asi, et teada saada, mis on nende autode nagu tüüppead. Kirjutad ChatGPT-sse. Kirjutasin. Selle Mitsubishi Lancer kui problems on, ja siis ta ütleb mulle kohe, mis on nagu põhiprobleemid. Siis ma kirjutasin talle, et mida vaadata selle autoga. What to check if I buy Mitsubishi Lancer. Ja siis ta ütleb sulle kõiki, mida nagu vaadata. Et no suurem asi on siin muidugi see, et nagu mis on igal autol, on ju, aga ta ütleb nagu neid spetsiifilisi asju ka, et nagu mida just sellel autol kindlasti vaadata. Ehk siis kui sina ostad autot, kirjuta ChatGPT-sse, et mida selle auto juures nagu vaadata ja mis on nagu tüüppead, et sa ei pea ise nagu väga palju nagu otsima. Eriti, mul on tasuta versioon ka, selles suhtes nagu tänapäeval on väga-väga lihtne see. Muidu lähed kohale, mõtled, et noh, hea küll. See on ikka mõnus hääl reisk. Ma olen praegu, et mis see linn, Tumba-Pumba või? Tuubumba linnas oleme. 2 tundi on sõita veel, 4 tundi oleme sõitnud. Austraalias siin on küll sellega nagu persus, et kui sa tahad kuskile liikuda, siis no 6 tundi on suhteliselt nagu miinimum, kui sa tahad kuskile nagu lahedasse kohta minna või niimoodi, et siis see mastaap on nagu väga jõhker. Aga vähemalt me sõidame mugava autoga. Bagass on asju täis. Miks meil bagass asju täis on? Seda sa näed järgmises videost, eks ole, ja eelmises video lõpus ütlesin, et midagi hakkab toimuma, ja olge veel, et golfiga ei saa kolida. No näita. Jah, vaata. 2 inimese asjad mahuvad ära. Per auto. Aga see on 2 meesterahva oma, kui naisterahvas oleks ka. Siis juba ei mahuks. Jah. Aga sellepärast ma ostan ka auto. Noh, ütleme, teoorias mul ei ole seda autot vaja, aga no see ongi see, et vaata, siis kui mul autot ei ole, siis on see, et Joonas. No see on nagu veits on nagu sittne. Äkki oleks sul aeg osta ka enda auto. Jaa, ma just hakkasin rääkima, et mõtle. Ma saan kohe 30 ja mul on load olnud no 12 aastat siis. 18 sain, siis tegin load ära kohe. Ja ma pole autot omanud nagu 0. Ühtegi autot pole elu sees ostnud. See on ka päris huvitav. Pole kunagi vaja olnud. Mul on alati mingi tööauto või kuskilt olen saanud auto ja vanemate autoga olen sõitnud ja selles suhtes nagu auto on minu jaoks nagu kulu. Nagu see on full kulu. Aga siin on seda vaja. Seega võib osta. No, see on mugavus lihtsalt. Enam ei ole see auto omamine minu jaoks nagu nii suur kulu.
kui sa autot lähed ostma, eks ole, siis pigem on see sularaha värk. Siin on selles suhtes päris huvitav, et see kohalik raha siin. Ma arvan, et selle pealt maa alla sai kõduna ka otsas. Pablo Escobaril oli ju see, et pani raha maa alla vaata ja kõik kõdunas ära. See kuradi... kile ju. Nafta, jah. Võtsin 10 tonni võtsin välja, eks ole, see on siis 6 tonni või? Praeguses kursiga mingi 5,5-6 tonni võtsin välja. Ütlen moodi, auto budget ongi umbes 10 tonni. Joonas ostis 7,5 või? 7,3. Et no tegelikult sa saad mingi 5 tonni ka endale auto, aga ma pigem tahaks sükest nikuvenna autot. Pere ei ole, kus ma olen enda pere panen, vaata. Pere ei ole, siis saab nikuvenna auto osta küll. Kus sun noor pere elab siis? Selles autos või? Mida sa tuled ütlema siia eeski, jah? Me jõudsime nüüd enda ööbimisse, siis selles suhtes siin Prissis ööbimine on ikka normaalselt kirves. Meil oli siis, me võtsime 3 ööd, 250 nagu ja see on tegelikult väga-väga odav. See meil lähme vaatame, mis piltide pealt on nagu ikka vana hea, normaalne. Siuga kuradi konteiner, eks ole, on ju. Tuli ja kuskite. no selline on vannitugu. Noh. Täitsa muki. Saab hakkama küll, väga hea. Enam vähem. Hiina Demokraatliku Rahvavabariigi esindaja. Ei olnudki nii palju probleeme, kui ma arvasin, et hiinlastega tuleb. Tavaliselt on ikka mingi nuss nendega, aga... House rules, no smoking inside, no party, no loud music after 9. No smoke. No smoke. Turn off aircon where living. Make me noh või? Mis asi see veel on? Seda küll juba ei võtke mina. Davai viiekus korra olnud. 20. 30. $5. See on 2 kuradi 50, okei, perg. 3 eurot. Tunne mingi vana inimese lõhna on veits. No vaata teda. On ju. No on, jah. Meil on nüüd autosaagade päev 2. Eile käisime ühte autot vaatamas. Kärtsus ja mürtsus igati pidi. Väga normaalne auto oli. Aga noh, see ongi see, et ma ennem autot ei osta, kui selle roadwordi ehk siis ülevaatuse nad saavad nii-öelda nagu anda kaasa. Sest Joonasel oli see jama, et nagu me praegu oleme autotöökojas, eks ole nii. Et Joonasel oli see jama, et ta sellega ei võtnud ja siis nüüd mõned jupid vahetas ära. Ostis mõned jupid. Ja nüüd siin vahetatakse need ära, mingi piduriklotsid on talle, mingi õhufilter, eks ole, ja mõned väiksed asjad, nipet-näpet veel. Joonas auto on ikka mõnus auto. Pole midagi öelda, kui saab nüüd selle ülevaatuse ka sellele, siis on väga Mihkel-Muhkele. Mina vaatan Facebook Marketplace'ist neid autosi ja kui sa vaatad seal, no inimesed ei oska siin müügipilte teha nagu täiesti nagu rõve lihtsalt. Mõned teevad lihtsalt 2 pilti väljast, seest ei tee ühtegi pilti. Kuulutusse ei pane ka midagi kirja. Eile, kui käisime seda autot vaatamas, küsisin ka, et mis mootor on 2.0 või 2.4. Ütlesid, et ai, ma ei ole mingi autovend. Ma ei tea, mis mootor mul autol on. Väga norm. Küsisid selle filtri kohta ka või? Küsisin. Ja see on päris huvitav, et ülevaatselt ei saanud läbi, sellepärast, et Joonasel need pagassi, need amordid on läbi. Siuke asi ka siin nagu. Aga noh, see oli see liiga korralik see ülevaatuse vendist on ja. Et see oleneb ka, kuhu sa siin lähed, et siin on nagu selline võimalus ka, et
sa saad ülevaataja endale koju kutsuda. Ehk siis noh, ta ei saa auto alla minna, ta ei saa kõiki asju nagu vaadata, et... Queenslandis vist. Ma ei tea, kas nagu teistes osariikides vist pigem on ainult Queenslandis. Ainult Queenslandis. See auto, mida meile käisin vaatamas, no ma arvan, et mina ei saaks sellega ülevaaselt läbi. Sellel olid, no mul olid ka mingid toonid asjad peal, mul oli kohe, et nende toonklaasidega ei saa, liiga tumedad on. Ma pidin kõik maha võtma. No sellel sinu omal oli ikka normaalne limusiin. Ja ütles, pole probleeme. Mingite tutvuste kaudu. Noh, kärtsuse mürtsuse 2.0 ja bensiin ja manuaal ja rohkem mul polegi vaja. Mul oli Joonasega teab Mehhiku kohta. Vaata, ma tahan sellist pikka mitte. Valge. Nüüd hakkab ülevalt tulema kõrgemalt. Ma võtaks mõõda. Ära ülbitse. Käisin vahepeal poes, Joonas ostis endale prillid. Mina istusin Joonase prillid traktoris katki, pole midagi teha. Ise jätame oma kuradi prillid tooli peale. Saab pime, sa enda prille ei kanna. Enda prille ei kanna, jah. Ma ostsin endale kurat kella, mida ma olen tahtnud määrata. Aastaga olen tahtnud vist. Casio kell, oota, miks on? Näed, siuke kell, eks ole. Valgustus ka veel. Sul on valgustus, mul on ka. Aga sul on kurat mõlemal pool, vaata. Mul on ühel pool. Kuradi, mis ta sul säriseb? Sul ei särisenud või? Nii, kuidas seda näiteks, kuidas see käib mõne kaamerat? No, kõigepealt oli seda laimieni. Suu ja keskelt on mõnusalt, veits roosakas ka. Õige steik on ikka väga mõnus veis. Minul on planeeritud täna õhtul auto ost. Loodame, et läheb kõik hästi. Eile õhtul, kui me, eile päeval, kui me ootasime Joonas autot, öeldi, et auto sai korda, tegin veits bowlingut, tegin veits pillardit, kõigist saab mina suhu. Mulle üldse ei meeldi kaotada, aga kaotasin, pole midagi teha. Joonas on natuke parem nendest asjadest, enne. Aga mis probleem oli see, et kui me läksime Joonas autot nüüd võtma, kõik asjad sai tehtud, piduriklotsid vahetati ära, see õhufilter pandi uus. Oli midagi veel? Piduriklotsid, õhufilter. Ja teoorias oli see, et pagassi amordid, siis Joonase pagass ei hoia, vaata. Et need amordid Joonas ostis tegelikult uued. Aga mis oli probleem, oli see, et ma ei tea, kas ma hakkan nüüd naisi halvustama, aga naismüüja oli. Räägime faktidest, eks ole. Naismüüja oli, kes andis Joonasele kapoti amordid. ja valed piduriklotsid andis ka. Ja kui nüüd Joonas istus autosse, siis järsku hakkas tulede error. Ehk siis see näitab kõiki tulesi või? Kui see tuli põlema läheb, siis mingi tuli on perses või? Või kuidas sellega? Näitab, et üks tagumine ei põle. Näitab, et üks tagumine. Eile ta ei põlenud ka seal töökoja ees. Nüüd nad vist tegid selle korda, et nüüd tagurdus tuli põleb, kõik tuled põlevad, aga ikkagi on jama see, et see armatuuri peal see tuli põleb. Joonas ostis siukse nutis asja endale, paneb vaata, mis ajus viga on. Lahendasime probleemi ära. Probleem oli selles, et no see ei ole võimalik. See ei ole võimalik, et siukest asja tehakse üldse töökojas. Töökojas oli pandud udutule pirnu valet pidi sisse. Ja siis ta ei põlenud. Ja saadeti elektriku juurde. Järgmine kolmapäev on elektrikul aega, et ma ei tea. Aga kurat, eile kui olime, siis tundusid nagu nutised vennad. No tundusid jah, aga võt. Mul on ikkagi paberitega auto. Paberitega? Ikka ise tuleb kõik teha. Tuleb ikka ise teha. Ei saa kedagi teist usaldada. Ei saa mehi usaldada, ei saa naisi usaldada. Ja neid inimesi, kes nagu reaalselt töötavad sellel alal. 3 tundi otsib seda viga teha. 3 tundi. See aega.
3 tundi otsisid viga ja siis ei leidnud ka ülesse. Kaua meil läks aega? 10 minti või? Noh, enam ei pane midagi või? Elu esimene auto on olemas, eks ole, onju. Eile sõitsime ka kuradi nutine värk, onju. Mitsubishi Lancer 2.0. Hääl on siuke, et liiguks nagu jumal, vaata. Joonasel jääb kõvasti alla. Joonasel on ka väga hea hääl. Nagu sa kurat näed, ma näitan sulle kurat pütti ja palli. Ahah. Vai seda. Ta ei ole pütt. Ainuke, mis on iluviga, mis justkui sellel on. Mine ära. On vaata siin. On need hujobinid. Miks? Sellepärast, et see on see... Muidu on spoiler, aga siin on mingi antitiib arvestatud, et... Это subwoofer. Seda tööle muidugi ei saanud. See müüja näitas mulle, kuidas tööle läheb, aga siis nagu... Tegi nii, nagu ta ütles, aga nagu ei tööta. Aga noh, võib-olla viskan ära, võib-olla ei ole. Aga noh, selles suhtes on näha, et kui rullika auto see nagu on. Kus siuke kleeps on, vaata. Ega see ongi see, et siukse autoga lähedki sinna neljapäevakule ja paned kärtsu ja mürtsu ja natuke vilistad kummi ja selles suhtes nagu äge näeb välja auto. Joonasel tuleb kohe see roadboardi vend siia üle vaata ja Joonas teeb enda... Ei ole mingit lekkeid. Ei ole ühtegi leket, jah. Joonas puhastab praegu leked ära. Ja siis Joonas saab ka selle ülevaatuse tehtud ja noh, õhufilter on tal nüüd pandi vahetati ära, eks ole. Aga kuradi see auto näeb päris hea välja. Elu esimene auto, jah. Poleks elu sees uskunud, et siukse auto ostan ja poleks uskunud, et Austraalias seda teen. Alla 1 kuu palga eest autot külla. Ega ta tegelikult on mul siin punktist A punkti B ja natuke kuradi näo ajab natuke naerule ka, kui sõidan ja ega muud ei olegi vaja. Ega enamasti on see ikka asjade transporteerimine ja enda transporteerimine, kui nüüd päris aus olla. Ai kässerite! Ikka ei kong. No full rullikas. Siin on muidugi siukesi ka vaata. See on see kuradi iDrive. Mingi amplifier või mingi siuke asi. Proovisin seda ja no, 2.0 nagu 2.0 ikka, ega ta ei liigu vaata. No liigub nii nagu 2.0 liikuma peaks vaata. Aga mõtlesin, et see nagu annab purtsu juurde, et tegelikult on see, mida see asi teeb, on see, et ta annab muidu ta umbes, kui ma panen gaasi põhja, siis poole gaasi pealt umbes võtab paremini. Et no gaas on justkui nagu aeglane, aga siin ma saan panna siukse asi, et kui gaasi natukenegi vajutad kohe, kurat, kohe läheb. No tegelikult ei lähe, aga eks ma ühendasin selle uuesti lahti, sest nagu mõttetu asi. Ütleme nüüd, et kui sul oleks autol 300 hüppa, no siis oleks väga hea, kui mingi street race'i lähed tegema, siis oleks väga hea. Mõeldud, noh, ilma võtmeta, ukse saan panna kinni ka ilma võtmeta. Noh, tribitski ja tuleb lahti ka ilma võtmeta. Noh, ja siin on esiklaasid on ka toonitud. Päeval tõenäoliselt väga äge sõita, aga öösel nagu esimene auto on ja siis esimest korda nagu nii suures linnas sõidan valel pool rooliga. 4-realine mingi tee on ja nagu mitte midagi näinud, siis ikka vaatad üle õla, et noh, ega see on harvimas asi, aga mul oli eile küll natuke hirmus sellega sõita, mitte midagi ei näe välja. Siin on mingi taguduskaamera ka ja asjad ka, aga noh, need ei tööta. Seest näeb see asi siuke välja, ei no kurat. 5,5 tonni eest autot küll ja veel. Ülevaatuse vend käis ära ja kuradi Joonas auto ei saanud läbi raisk.
miks see läbi saanud, sellepärast et aku on liiga suur. Ja siis see aku ei ole nii-öelda nagu kinnitatud sinna kuidagi. Ja siis on teine asi, no ma ei saa aru, kas Eestis ei saa ka sellise asjaga läbi, et noh, tal on need pagassi amordid on läbi, kas Eestis tõesti on ka nagu siukse asjaga ei saa läbi või? No see aku kinnitus, sellest ma võib-olla veits saan aru, aga see, et sul pagassi amordid ei tööta, väljed on spreiga üle lastud. No full rollikas, no täitsa. Tere, hääl on päris hea selle mõis. Pole midagi öelda. Esimene ost autopoes on tehtud. Mis ma ostsin? Telefoni tahaks laadida, panin uhtme siit alt niimoodi ja telefoni hoida, eks ole, äge, mis ma veel ostsin? Uued tagurduspirnid ostsin, eks ole, uued pojamehed ostsin, kuridi auto omamine raisk. Ma vaatasin, et siia sõitsime. No see plärin väga, ma ei ütleks, et plärin, mootori hääl siis väga ei häirinud maantee peal sotiga sõites. Muusikat kõvemaks ja ongi hästi. Seal võitis 7,7 võtab maanteel ja linnas võtab umbes 13. Ja küll, palju sul võtab? Mul on maanteel mingi 6,8. 6,8. Ja linnas ma vajutan kogu aeg. Siis ma üritasin rahulikult sõita. 13-14 on vist linnas. Meil on põhimõtteliselt sama siis, jah. Ja oleks teada, mis järjekorras nüüd maha võtta. Mis asja? Kui sa akut vahetad. Järjekord on või? Jah. Mis järjekord on? Kui maha võtad, siis kõigepealt positiivne, siis negatiivne ja kui peale paned, siis paned kõigepealt positiivse ja siis negatiivse. On ka või? Jah. Aga miks nii? Ära küsi nii palju. Nii on. Ei no, mis siis nii on või? Väiksem võimalus midagi päris keegi. No võt, sain oma vastuse. No, kurat, hüppab me kohe välja. Terve auto liigub. Normaalne amortu ja... Ei saa. Mis ta lööb sulle siis? Kuradi veakoodid ja... Mis see rool näitab sulle siis? Rool ei ole või? Ma ei tea isegi, mida see tähendab. No, putt. Vajas natuke sõitmist ja ongi korras ja... Need tuled läks kõik ise ära või? Jah. Nutine värk ja... Mõlemad töötavad, jah? No ma enam veel, Põljad. Hirmus. Olukord on nüüd väga huvitav. Just tahtsin siin Maanteeametis selle auto enda nimele panna. Aga mis välja tuli, on see, et seal öeldi mulle, et see ülevaatuse vorm, et see on fake. Nüüd ma helistasin sellele müüjale. Siis ta ütles, et ta teeb ühe kõne veel. Nad ütles, et nemad nagu maksid selle eest. Aga ma ei tea nüüd, mis siin saama hakkab. Joonas sai asja korda, aga see on nüüd natukene pistaukas. Naisterahvas, kes oli, ütles, et sul on nagu põhimõtteliselt 2 valikut, või 3 valikut. Kas ma helistan sellele müüjale tagasi, kas nad annavad mulle õige selle sertifikaadi, õige ülevaatusepaberi. Kui nad vastu ei võta, saad menti minna või siis ma teen ise selle safety certificate'i. Hi, it's Angela. Yeah, hi. Okay, well, we paid $150 for that to be done, and the guy come out and done it. Yeah. So we're obviously going to have to chase that back. Okay. What do you want to do? I don't mind it still being in my name. Everything, all the insurance is cancelled and whatever else. Okay. All right, are you happy with that? Yeah, I'm happy with that. Okay. All right, we'll do that then. Okay, yeah, thanks. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. See ya. Vittu. Nojah, siis on nii, kuule, ma nüüd ootan su ära ja siis läheme Gold Coasti. Davai.
Davai, no tšau. No see on kõige parem variant jah, sest nagu see variant, et me nüüd liigume edasi, sest me peame edasi liikuma, peame teisipäevaks ühes teises kohas olema ja me sõidame sinna 3 päeva, ehk siis me homme peame hakkama sõitma, siis teeme niimoodi, et ma sõidan sinna ja siis seal teen selle ülevaatuse kõik asjad. Selles suhtes on nagu hea, et ta võttis kõne vastu ja kõik oli rääkimine, kõik oli, ta ise oli ka nagu see, et what the fuck, eks ole, ja siis kui seal koha peal tegime neid pabereid, siis tundus ka kõik nagu, mul ei tunnud üldse sükest nagu halba energiat või midagi sellist. Nüüd on nii. Ei no põnev. Ongi siin Austraalias liiga igav. Pole ammu mingi kurdi sitaga tegelenud nagu. Eestis oli kohe mingi paska elas. Mõtlesin, et tule siia Austraaliasse. Pole mingit paska. Väga hea. Noh, siis on nii, tegeleme selle sitaga ja ongi hästi. Aga selles auto on normaalne. Aga noh, ju siis mul on vaja tegeleda sellega. No tegeleme siis, pole midagi teha. Noh, väga pull. Selles suhtes kõik on vist korras. Selles suhtes, et ta jälle helistas mulle ja ütles, et kuule, ta sai homseks aja. Aga mis on probleem, on see, et täna on reede ja nädalavahetusel Maanteeameti töötaja. Aga me homme hakkame juba siit minema sõitma, seega on jama. Siis ma ütlesin talle, et kuule, et ma lähen sinna enda kohta ja seal teen selle roadword ja kõik need asjad ära. Ehk siis tegelikult pigem on vist nagu... Sest mul oli see, et kui me seal ossime neid asju, siis ma olen täiega nüüd enda elus nagu hakanud tunnetama teiste inimeste energiat. Kui ma nagu olen selle inimesega räägin, kui ma talt ostan midagi, mul nagu ma ei vaata neid sõnu, mis ta räägib, vaid ma tunnetan seda energiat. Ma nagu oskan seda nagu tunnetada ja nad tundusid väga, mul ei olnud ühtegi niisugust kahtlast tunnet, kui ma selle auto ostsin, kui ma seda autot vaatamas käisin. Ühtegi kahtlast tunnet ei olnud, seega võib-olla ongi äge, võib-olla content on ja sulle contenti ja fuck raisk. Pane subscribe, nussid siin niisama või. Sellest ta helistas mulle mitu korda tagasi ka, et laupäevaks sai kella 8 aja. Aga ma ütlesin, et kuule, et ei tööta. Sa olid läbi, jah? No. Uskumatu märke. Uskumatu. Ongi olemas lõpuks. No. Kuradi rõngastest ma pidin läbi hüppama. Saad aru, mul juhtus ka veel haige asi. No. See roadwordi tüüp oli mulle pand ju vale VIN-numbri oli sinna lõpingu. Oi, bläd. Ja siis seal ütles ta, et VIN-numbrid ei klapi. Et on ikkagi uut seda vaja. Õnneks see tüüp ise elab mingi 20 minutit siit. Ma helistasin talle, et joo, et kahe asemel oli Z pandud. Ja siis õnneks ta oli nõus kohe siia tulema ja parandas asja ära. Vähemalt üks asi tehtud. Ja no nüüd ma ei muretse mitte millegi. Mul nii rahulikult ei lähe. Minu seiklused algavad ja ei normaalne. No selles võttes tema nime peal on vaata, siis ta ütles ka mulle, et ära siis mendile vahele jää või midagi teed. Ma ütlesin, jaa, ära trahvi saa, vaata. Siis tema nimel on praegu kõik asjad, mis tulevad, lähevad talle. On ikka seiklus väikesemaal. Ma just rääkisin ka, et kuradi Eestis oli nii palju tõmblemist mul. Ma tulen Austraaliasse veits rahulikum, vaata. Tavadne, muidugi veits ikka rahulikum. No mõtle, kas ma oleks saanud midagi teistmoodi teha. No selles mõttes oli veits kahtlane, vaata, kui ta ütles, et ta online'is vaata, võtab mingi roadwordi, vaata. Oli kahtlust. Aga me ka ei tea. No täpselt. Me ka ei tea ju. Simmod ju. Nagu Pärnuga uhkem, jah. Ja nagu Miamis ei ole käinud, aga kuradi Miamina. Siis me vist läheme Latino baari. Kas sul puusad on? Puusad on head. Puusad töötavad, jah. 2 tekiilat veel alla. 2 tekiilat, jah. Tekiilat võib küll kohe. Vaata. Kiisu nahku, jah. Olgu ta 2-0 või mis mitte, vaata, on ju.
kuradi teise käiguga koha pealt gaasi põhja vajutan, siis ikka kuradi viliseb ka, noh. Eks ta on nagu 2-0, nagu 2-0 ikka peab olema, onju. Aga kurat, teeb kärtsub ja mürtsub, onju. See vend, kellelt ma ostsin tema emale registreeritud, tema ema nimele registreeritud, kes seda sõbranna oli? Mis see sõbrannal oli? Sul on keel nii pehme, saga. Ei, oota, ei nagu. Oota nüüd. Ma nüüd kuradi see oli vanaema ja mitte sõbranna, see oli vanaema. Kui ka? See oli... tundus, Lõpet ära, see ei ole võimalik, et see vanaema oli. Nad olid väga sarnased olid, jah? Ei, mida sa ajad, olid küll, jah? Olid küll, jah? Nad olid, ei no ongi, kui sa ütled, et sarnased, siis ongi ema. Ei, nagu see, ei, vanuse pooled sarnased. Ei olnud. See, kes kuradi lamas, ta ei suutnud püsti kistida. Lamas seal lõsutas, Aga selles suhtes auto oli selle venna ema nimel. Mis see siis vanaema, mis tal siis? Ei, oli vanaema nimel oli. Aga miks see ema siis allkirja pani sinna asjade peale mul? Mina ei tea. No hakka pihta, no mina ei tea. Äkki ema ja vanaema allkiri on üks ja sama. Mida sa ajad? Ema ja vanaema allkiri on sama või? Igatahes, nad mõlemad helistasid mulle ja nad mõlemad olid nagu kettas. Et nemad said ka üle vaata. Aga selles suhtes, anna kanna. Mul kui ma olen täna tekiilat jooma, on kõike. See oli elus pidu. Alustasime Bailandost vaata. Ja lõpetasime süüksest peos. Klubi tipsule, kui sa oled kuskil klubis on ja muusika on vali, siis hea mõte on panna salträtikud kõrva, kui kõrvatroppe ei ole. Muidu kurat, need kõrvad kipuvad vilisema. Sa panid vatitikud kõrva või? Ei pannud. Vilisevad või? Ei vilise. Ma arvan, et sa ei saa aru sellest. Ei, ma olen harjunud. Sa oled harjunud? 7 tundi und saame? 7. Ei. No pigem 6. Pigem 6. 6 tundi und ja siis paneme autoga edasi. Väga hea. No ja ongi nüüd see, et meil on täna esimene trip Sydney. Vaatasin praegu 832 kilomeetrit tuleb täna. Umbes täpselt, me ütleme 9 sotti. Mõtlesime Joonasega kuskilt mingit süüa võtta, aga siin kurat Miamis pole parkimiskohti ja suva lähme küll tanklasse, mul vahet ei ole. Saab ühe energiajoogi, põmm, tegelikult on mingi 7 tundi und on persse all väga normaalne olla tegelikult. Kurat, see hääl on mõnus võis. Kilomeetri pärast ringteelt teine väljasõit. Ja ütlen ausalt, tegelikult see, sa kuuled ka tõenäoliselt seda urinat. Muusika kõvemaks siis on normaalne, aga siis on muusika liiga vali, eks ole. Aga tegelikult ongi see, kui näiteks sina oled Austraalias ja tahad ka autot osta, siis kõige safe'im viis, kus mitte mingit jamamist ei ole, on see, et kui sa ostad kuskilt dealershipist endale auto, ehk siis kasutatud autodega müük nii-öelda, et sealt on justkui nagu kõige safe'im, sest sealt sa tavaliselt saad mingi, ma ei tea, pool aasta garantiiga kaasa ja nad teevad sul selle auto nagu korda, et sa saad kohe nagu enda nimele kirjutada. Aga seal on autod sipake kallimad, eks ole, ja sealt näiteks sellist pilli näiteks ei saa, et see on nagu plussid ja miinused. Et kui sa tahad mingit äkilisemat pilli ja mingit sükest lahedamat pilli, siis sa pead pigem ostma sükse kasutatud, nagu mina tegin, kellegi eraisiku käest. Aga sellega võibki olla see, et võid saada vastu pükse, võib-olla ei saa vastu pükse, et kunagi ei tea sellega. Aga samas, kui ma sellise auto ostan, siis, kui ostsin,
ega tõenäosus läheb järjest suuremaks, et mingi jama on, vaata. Viis tundi on sõidetud. Ei, 4,5. Poole peal oleme. Perse on nii fucking kange. No siin ei leia mingit kohta, kus oleks mõnus. Ma vaatan, palju kütsi läheb. Siis vaatan, kas need näidikud näitavad õigesti mul. Joonas tahtis väikse une teha. Mul vist ei ole vaja. Ma vaatan ühe Monsteri. Siis mul on uni korras. Kurat, siin on ka neid sente nii kuradi palju, 50 sendine kuradi siukel litakase. Selles suhtes on see, et mul kui ma ostsin selle, siis ma vaatasin seda. Ma vaatasin, et siin on see cruise control on olemas, on ju. Väga hästi, on ju. Jama on see, et see ei tööta. Parem jalg on päris surnud. Aga noh, siis on nii, ja. Selle on praegu küll korda saama, ja. Püsikiirus hoidja, seda nagu oleks ikka vaja. Vaata, kui ma muusika vait panen, on ju. Kurat nii käib kogu aeg see mootor. Äge pill on, aga kurat maantee peal pigem on siuke linnapill see. No, püsikiiruse hoidjat ei ole, on ju. Siin Austraalias on sellega perses, et kui sul on Eestis 110 ala, on ju, noh siis Ostrobo. See vist Ostrobo, või? Kui sul on Eestis 110 ala, siis noh, 117-ga sõidan mina tavaliselt, vahepeal isegi 120-ga. Aga kui siin on see, et 110, siis on 110. Üle lähed 1 kilomeetri, ongi põmm, kinni. Ma pean seda gaasi vajutama kogu aeg, on ju. Tosse jalga ei taha panna sellepärast, et siis lähevad jalad paksuks, eks ole, on ju. Siis ma olen siin sokkis, on ju. Aga kurat, mul kand väsib niimoodi ära, parema jala kand on nii valus juba. Siis ma vahepeal teen niimoodi, et seda asja pole kunagi varem teinud, et ma annan gaasi vasaku jalaga. Siis saab parem jalg puhata. Palju meil veel minna on? Oi, kurja! 296 kilomeetrit veel. Oi, kui hea! Kurat, auto gavariidid pole selged, ja? Puts ainuke koht, kui ma panen sinna.